Tere tulemast Ameerika autosse. Täna on mul teile üks ülesanne. Anname testimiseks 2 autot. Üks on täiesti uus Ram 1500, kus on kõike rohkem kui kunagi varem. Ja teine on maailma paremini läbimõeldud suur pereauto Chrysler Pacifica. Teie ülesanne on teha mõlemast autost pildi- ja videoseeria, et tuua esile nende parimad omadused ja võimekused. Jõudu! Tere kõigile, teile, neile. Oleme siis 35 mm rendistuudios, Tulika tänaval, kogu sisustusvalgus, kõik asjad on siin koha peal olemas. Nii et sisuliselt võta ainult kaamera kaasa, tule platsi, hakka tootet modelli pildistama. Kõik, kuidas rentida, palju maksab ja nii edasi, lingid on siis all või võtta lihtsalt 35 mm otseühendust. Aga miks me siin oleme? Ebaviisakalt räägin kogu sissejuhatuse ära ja siis on teile sõna. Ehk siis esiteks üritame igihall ja vaidluse ära vaielda. Kumb on parem, kas Canon või Sony? Canon. Ehk siis võrdleme käesoleva aasta EOS RP-d ja 5 aastat vana Sony A7. Räägime Ameerika autodest. Ja kuna antud üritus on meil siis võistluse vormis, kiidame parimaid, lintšime kaotajat, kuulutame välja võitja, kes, teie seas võitja muidugi, ja ka meie siis jälgijate hulgas, kes aitasid valida, kumb teist saab tituleeritud parimaks, maailma parimaks siin kohe. Eesti maailma parim Siin stuudios. Vot. Igatahes, lühidalt siis kaamerate juurde. Ma arvan, et teemal hübriid ei ole vist pikemalt mõtet väga peatada, sest peegelkaamera on põhimõtteliselt ajalugu. Kõik suuremad tootjad täna toodavad ja see on tulevik, see on paratamatus, sest hübriidil on lihtsalt nii palju eeliseid täna, praegu, juba peegli ees, midagi ei ole teha. Okei. No ja siis tänase teema juurde, et Canon lasi välja täiskaader hübriidi, R-i, eelmise aasta mais. Saime põgusalt näppida, ülevaade on meie YouTube'is olemas ja selle aasta veebruaris tuli välja soodus hübriid RP, mis siis reklaamitud kui kõige odavam täiskaader hübriidkaamera. Maksab 1600 eurot ja soodne on mõnevõrra suhteline. Aga tegelikult on juba 5 aastat olnud maastikul vanem tegija, Sony, kellest mingil põhjusel, kui me räägime täiskaadritest ja hinnast, siis mingil, Sony ei too nagu pilti, kuigi tegelikult 2014 tuli välja Sony esimene täiskaader hübriid, mis maksab täna 800 või natukene alla eurot. Täiskaader kaamera eest. Täiskaader kaamera eest. Ulme mõelda. Kõige lähim konkurent on korda 2. Ulme. Normaalne. Ja väga. Okei, RP-ga tegelikult hinnaklassis on võrrelda äkki mõistlikum isegi Sony A7 Mark 3 või Mark 2, mis maksab umbes 1300 euri, on ikka 300 eurot odavam kui RP. Aga kui me räägime RP-st kui kõige soodsamast, siis võtame konkurendilt kõige soodsama. Ehk siis praegu, täna meil siis ongi kõige soodsam ja kõige soodsam. Jah. Tulles teemaga teie juurde, meil on siin kohal Sten, kes on 50 Visualist ning kes vähegi Accelerista tegemisi jälgib, siis tema videotega on tuttav. Jah, kes vähegi on Eesti Vabariigis näinud kvaliteetset autovideot ja autopilti, siis on see väga suur tõenäosus, et see on Sten. Kes ta muu ikka olla saab, sest neid mehi Eestis on täna käputäis, kes teevad autosid üldse ja teevad hästi autosid. Ja siis teine on meil Gert, kelle nägu on tuttav. Su nägu kuuleb väga tuttavalt. Su nägu kuuleb tuttavalt, et kes siis on arvutimaailma tegemisi enne jälginud, teab Gerti kui meie niinimetatud saatejuhti. Aga Sten, sina oled Sony kasutaja. Sinu isiklikku kaamert me antud testimises ka kasutasime. Räägi, kaua sa oled siis kasutaja olnud? Kaua Sony, miks Sony ja kaua sa üldse fotovideoga oled tegelenud?
fotovideoga aastast 2009 umbes. Okei. Aga Sony peal 2 aastat. Miks Sony? Sonyl on väga hea low-light capability ja ta toodab head pilti, ta on hea filmimiseks. Ma olen tegelikult alati nagu Sony tahtnud, siis läksin seda teed. Enne seda mul oli Canon Rebel T3i äkki, väike step up ja minu arust on see väga hea. Saab oma tööga väga hästi hakkama. Nii, aga kuidas siis RP tundus? Üllatavalt soliidne ausalt öeldes. Muidugi lõppkokkuvõttes ma vaatasin, et pildi mõttes tuli Sonyst ikkagi parem pilt välja minu meelest. Ausalt öeldes. Mina nii head pilti kätte saanud ei ole, aga Canon midagi halba öelda ei ole selles suhtes. Canon nagu Canon ikka, teeb täpselt see, mida ta tegema peab ja fookus on hea. Flipscreen on suht mugav, arvestades seda, et ma olen viimasel ajal oma monitoriga jamanud ja kui mul ei ole mingit riigi, ehk siis ma tahaks panna siia peale nüüd monitori ja mikrofoni, siis mul on seda veekujulist hot shoot vaja, mis ei ole kõige parem variant siia peale. Pilti tegi hästi, mulle meeldib see, selle obe peal ei olnud, see ND-filtrite süsteem, see uus. See, mis on vanade objektiivide adapteerimisel, sul käivad ND-filtrid objektiivi ette. Ja mis on äge, sest Irixil on samamoodi, vaata, tal käib ju keel käib sinna ette, et siis tuleb, kvaliteedi kadu on nagu väiksem. Ja teine asi, mis ma toon, et sinna ei lähe ainult siis ND-filtrid sisse, vaid sina võid sa ikka kasutada ka polarizerit. Ja mis sa siis Sonyst arvasid? Kohutav. Ei, tegelikult Sony puhul ma sain aru, et kõik võimalikud mugavusseadistused, et need tuleb kohe ära unustada. Et sul autofookus ei ole continuous, et sa paned oma autofookuse paika ja mängid selle punktiga. Igasuguseid stabilisatsioone ja muid asju sul sisuliselt ei ole. Tegelikult ei olegi. No täpselt. Üks asi, mida ma nagu Sony puhul kõige rohkem kartsin, on see, et kuna ta on nii vana, siis lihtsalt see koodek. Et ta oli vist 28 megane koodek oli see, mis ta suutis teha ja kuna mulle meeldib töötada värviga, siis ma kartsin, et ta laguneb tohutult kiiresti laiali. Ja teine asi, mis ma panin tähele, et teatud puhkudel nagu sujuvus ei olnud päris see, kus oli näha jälle, et see koodek lihtsalt, kui sa teed mingid bänne ja sellised asju, et ta ei ole nii sujuv, kui ta võiks olla. Infot ei ole. Sul ei olegi infot, et kui me räägime sellest, et tänastel Sonydel on sul 100 mega, aga suures pildis isegi arvestades, et see kaamera on 5 aastat vana, võib eeldada, et see sensor seal sees on veel vanem, on heades valgustingimustes ja natuke ise teades, mida sa teed, on see täiesti suurepärane kaamera. Täna ma võib-olla otse ütleks, et see on nüüd run and gun stiilis asi, et paned sinna läätse ette ja lihtsalt lähed tulistad käest. Et seda sa ei tee. Et pigem ta on siis enne kõik ikkagi fotoaparaat. Igialjas teema, Sony, klaasi ei ole. Kas see on probleem? Just eile vaatasin sellele mountile sobivat klaasi ainuüksi fotopointis on praegusel hetkel 80 erinevat objektiivi. Seal on mõned on APS-C, pluss viskasin pulli pärast ka pilgu peale Facebooki marketplace'ile. Seal on klaasi ja klaasi on täna kõvasti. Aga mis siis on, et lähme otsaga teie tööde juurde? Et vaatame siis selle pilguga, et kaamerad saite kätte, hakkasite pihta, läksime Ameerika autosse, kellele muidugi suured tänud, et usaldasid meile oma 2 autot, Dodge Ram'i, mis siis uue auto temaatikaks oli, et kõike on rohkem, ja Chrysler Pacifica, mis siis on loogiline jätk, ütleks sellele Voyageri liinile, mõlemad masinad täis varustuses, välja arvatud see, et Pacifical ei olnud sisse ehitatud tolmuinejat. Tegu on inimeste veoks mõeldud autoga, mitte kaubikuga, kuhu on istmed sisse pandud. Kuidas tundub, kes võidab? See, kes parem oli. Et okei, et alustame otsast peale, et kas te teeksid midagi teistmoodi? Ei. Mina teeksin. Ma teeks selle, et ma ei filmiks ilma eeltööd. Näiteks Rammi puhul on tõesti, et seal on see emotsiooni teema. Pacifica kala on selles, et seal ei ole emotsiooni. See on praktiline auto, millel on vaja näidata just seda praktilist poolt. Seal on emotsiooni, aga see tuleks inimestega välja vaata, et paned pereema rool ja siis poisid lähevad jalkatrenni ja tüdruk läheb klaverit mängima või mida iganes. Egas midagi, võtame arvuti lahti, vaatame, olete te üksteise tööde ja asjadega tuttunud ka?
No eks ikka jah. Eks ikka, et vaadake üle, kritiseerige ja siis vaatame, kes kui palju punkte sai. Siin kohas oligi see, et täpselt need paar kaadrikest on ju. Et see üleminek oli hästi siuke järsk ja nagu ma aru saan, siis sul oli see endal ka natuke siuke 50-50, kas see sisse jätta või mitte, on ju? See oli täiesti selline, kas jätta või mitte, aga ta jäi sellisel kujul sisse. See toimib paremini kui see, kui seal jätkuks eelmine kaader. See on lihtsalt ulmekaader. See on nagu üliilus, nagu tõesti väga ilus kaader. Ja noh, ainuke asi ongi see, et minu mingi kompulsiivsus ütleks, et kui see auto oleks sirgelt. Ei no kindlasti võiks sirgelt olla ja teiseks siit nagu kasvab post tagant välja. See post võiks olemas olla. Kadreerimine, aga ütleme, noh. Jälle tagasi, vaata. See on nii kihvt, et seal siuke väike sähvatus on, see näeb kuidagi nii äge välja. See on vedamine. Täpselt selle rammi sildi peal, ta võiks ükskõik kus olla, selle peegli peal oleks ilmselt häiriv või kus igan. Ja, need liikuvad kaadrid toimivad ka alati väga ägedalt. Niuke asi jälle see on see eeltöö teema, on ju, et selle asja ma oleks siit ära võtnud. Mul on see siuke otsapidi makroasjad on lihtsalt nii jubedalt alati meeldinud, kus sul näete kõik need igasugused väiksed fragmendid. See on nagu kuidagi nagu leidsin selle koha nii hästi. Siin on sisuliselt kõik nagu elemendid, mis selle auto sisus on. Sul on siuke mustriga nahk, on ju mingi reptiili mustriga, siuke mõnus puit, see alumiiniumpliis, pruun nahk, must nahk, pruuni õmbrusega, et sisuliselt kõik asjad, mis seal autos on nagu välja toodud, on siin selle ühe koha peal nagu olemas. No nii, drooni ohutuse ABC. Et nende traatidega tasub ettevaatlik olla. Ei, absoluutselt. See on see koht, kus ma saan endale raputada räigelt tuhka. Mul ei olnud üks sarve. See on nii äge kaader. Just see, kuidas ta tuleb. Marko raputas seal autot peale toote, et see annab efekti juurde ja andis, jumal hästi andis. Üli kihvt on see näeb nii äge välja. See on minu vist lemmikkaader kogu selle video peale. See kaader, mis siit tuleb nüüd. Eks ma läksin selle peale välja, mida ma kõige paremini oskan. Liikuvad kaadrid. Kohe siin tracking After Effects siis.
see oli jah, ma tahtsin natukene seda trackingut siia sisse panna, et oleks mingitki liikumist, sest see ei ole muidu väga huvitav kaader, on ju. Sa ikka näitasid kõik ära, kõik see selles suhtes mulle meeldib, ma oleks võib-olla natukene rohkem nagu läbipaistvaks teinud selle. Jah, täitsa nõus. Ja võib-olla isegi natuke suuremaks selle asja, on ju, natuke rohkem mänginud sellega. Aga idee meeldib mulle väga. See on äge. Hästi muusikasse. Siin veits häirivad need veepiisad ja asjad. Aga see, kuidas sa nagu üle läksid selle kaamera pildiga, on nagu väga hea. 214 kilovatti pereema vagunile. Kui sa tunned, et sa oled igale poole hiljaks jäämas pereemana, siis see auto on sulle. See promokaader tuli veits järsult. Üli järsult, ma olen täiesti nõus. Möllasin sellega, müttasin ja mulle ei meeldinud. Kusjuures mulle esimene pilt meeldib. See on nagu hästi mõnus, hästi hele, hästi toimib igati pidi, kuigi selle oleks täiesti elimineerinud. Ma olin hästi nagu mitme vahel, et kas nagu teha ta puhtaks või mitte. Lõpuks samast mulle meeldis selle see idee, et ta andis nagu sükest nagu sügavust pildile juurde, et ta on ikkagi nagu kontekstis, ta on linnas, on ju, ja võib-olla mõned inimesed tunnevad ära selle, et kuule, et aga see on ju tehtud umbes selles parklas seal umbes katusel. Nii. Noh, see on see süke, mõtlesin selles suunas, et see on see must, et kuna juht seda kogu aeg passib, on ju, et siis ta peab, et see on nagu see must, ainuke asi, mis mulle ei meeldi on see. Et selle ma praegu võtaks siit ära, selle ohutule. Ja. Seda ma ei ole tähele pannudki kusjuures. Ütleme nii, et sa oled liiga palju seda pilti vaadanud juba. Ja no siin on jälle see, et võib-olla see pildi nagu kunstiline väärtus ei olegi nagu nii oluline, aga pigem just see, et sul tekib nagu see atmosfäär sellest autost, et mul on see suur paneel seal üleval ja et mul on telekad seal taga. Et võib-olla kui bagass lahti on ja tulla veits veel tahab poole vaata, aga siis säilitad nii-öelda seda nurka. Nii, nüüd me vaatame siis sinu tehtud rammipilte. Kuidas sa ise kommenteerid seda, mis sul mõttes oli, mis sa mõtlesid, kui sa tegid seda pilti ja kui sa pärast postisid seda, või järeltöötlesid? Ma ütlen ausalt, need pildid olid rohkem katsetus sellega, et kui pikaks ma saan säri aja keerata. Sest see on ju taevas sisuliselt sõidab siin taga, et Canon lihtsalt võib-olla siis minu pilditöötlusstiiliga ja Canoni sellega, sest minu meelest Sony pilt on veits pehmem. Canonil on teravust nagu juurde pandud, isegi kui see on nagu maas. Rampõllu peal, ma ei tea, mulle isiklikult see pilt meeldib. Ta on nagu selline HDR-i välimusega just see, et sa teed teatud kohtades varju natuke rohkem lahti ja tood highlighti umbes alla ja natuke teravustad ja kõik siuksed asjad on. Klassikaline. Ja samas nii palju, kui ma olen vaadanud, ega kommertsmaastiku seisukoha pealt autopildid enamus ongi HDR. Sükeste piltide puhul tegelikult õigesti exposides tänapäeva kaamerad on suht tead, et sa saad nagu kõikast kätte, mida sa nagu tahad saada sealt. Siin on jälle see müügiteema, et sa pead näitama seda, et see on Hemi. Muidugi. Sa pead, see on Hemi. Sa vaatad Hemi 5,7 liitri, ma tahan seda. Ja. Ma olen muidugi siuke sucker nagu detaili osas, et ma võib-olla isiklikult oleks võtnud selle Hemi mingi räige telega sisse niimoodi, et terve see kaader oleks Hemi märgiga nagu täidetud. Ja võib-olla mingid detailid oleks taga tõsiselt fookusest väljas. Või siis nagu natuke tagasi tulnud niimoodi, et seda tuledetaili nagu tervikuna näidanud, eks. Nagu võib-olla kaader natuke allapoole. Aga no kuna ma mängisin efekti peale rohkem nende piltidega, siis ma üritasin leida seda balanssi, et maailm keerlebki nii-öelda siis sinu Hemi mootori ümber. See on väga äge, mulle hullult meeldib see. See tegelikult on nagu väga kihvt. See pilt on lihtsalt fantastiline. No see on täpselt sama kaader, mis mul oli ka seal. See jõhkralt meeldib. Et siin on ka, et ainuke asi, et ma näen, et siin nagu selles valges on detail kaduma läinud. Et see on nagu siuke kurb asi, aga see on arusaadav ka. Samas see on läikiv osa ja highlighti
highlightib päris kenasti, et ma arvan, et sa saad aru küll, et see on nagu alumiinium, et osasid asju su aju paneb ise nagu paneb pildi kokku, et sa ei pea kõiki pildi peale ära näitama. Aga minu arust see vilt on veits vilt ja ma ei saa aru, kuhu poole ta vilt on ja ma ei saanud seda sirgeks. Ja mis te arvate, inimesed, kui me võtame siis esimesena sinu selle Chrysleri. Võtame Chrysleri, et kuidas arvati videod ja pildid kummaga tehtud? Mis need protsendid võisid olla? Ma arvan, et kuna tänapäeval teravus on teema, siis võib-olla arvati, et RAM tehti siis Sonyga. Kus juures Chrysleril on arvatud Sony versus Canon 54 versus 45%. Väga peaaegu pooleks. Wow. Kui me võtame RAM-i, siis on Sony versus Canon on 51 versus 48%. Nii mitte keegi ei saa aru. Ehk siis põhimõtteliselt on see, et tegelikult ei ole aru saada, kummaga tehtud on. Kuid me läheme nagu inimeste arvamuse peale rohkem, et kumb teeb paremat pilti fotona, siis 40% arvab, et Sony ja 60% arvab, et Canon. Ja kui me arvame, et küsime, et kumb teeb paremat videot, siis on 55% Sony kasuks. Tundub loogiline, tegelikult seda Sony teemat on hästi palju nämmutat. Sony teemat just video puhul, aga nagu me näeme siit eelnevalt välja, et kas sa arvad, et tehti ühe või teisega, siis see ongi see, et sa usud mingisse brändi, aga kummaga tehtud on reaalselt tegelikult aru ei saa. Küsitluses oli ka niisugune vaba tekstiväli. Chrysleri kohta on öeldud, et Sony A7 teeb imelikke pilte võrreldes Canoni ja Nikoniga. Neil piltidel on aga värvid paigas. Ilmselgelt oli arvamus, et esimesed asjad olid see Chrysler Pacific oli tehtud Canoniga. Ja samuti, mida kommenteeriti tegelikult mõlema puhul oli see, et kuna Ameerika auto on mega suured ja see on üks nende nagu mõnevõrra siis nagu see emotsiooni ja müügiargument ka, et sa tahad suurt autot, siis anti nii videos kui peamiselt ikkagi piltide kohta, et hästi palju on detaili, teile mõlemale meeldivad detailid, aga te pildistasite suure auto väikeseks. Siin ongi arvamused on seinast seina, et kes on vaadanud rohkem kunstilise poole pealt ja kes on vaadanud siis pigem, kes on aru saanud, et see challenge oli enne kõik teha tutvustus- ja müügiklipp, mida Ameerika auto saaks kasutada nende konkreetsete autode turundamiseks ja näiteks müügiks. Ja siin on üks asjalikemaid kommentaare, mis siit tuli, oli, et video on okei, just müügi seisukohalt, igav ei hakka, kogu aeg miskit liigub. Aga tema jaoks natukene närviline montaaž, võib-olla tingitud muusikavalikust, aga raske on kõiki detaile meelde jätta. Ja piltide seisukohast, et klassikaline müügipilt ei ole miskit halba, aga natukene nagu kiirustades jätab selle mulje. Selle armatuurivildi kohta ei ole nagu miskit öeldud ja keskmise või õigemi selle sisu- ja katusakna pildi kohta öeldud, et see sama, mida te arutasite, et oleks võinud natukene suurem, natukene rohkem ruumi olla. Nii, ja siis RAM-i kommentaaride juurde. Canoni pildid on mahlasemad kui Sonyl, võib-olla selle generatsiooniga ja siis RAM-i video muidugi kõnetas ja emotsionaalsem ja just nagu seda, et aga RAM ongi ta on äge, sa ei saa seda mitte midagi parata, ta on äge. See on umbes sama, et me hakkame Fiat ja Ferrarit võrdlema, et no shit, et Ferrari on äge. Just. Ja muidugi jah, et droonivõtted ja nii edasi, et see oli näha, et Steni kasutus just slaiderit ja nende puhul, et natukene erinevad suunad. Taaskord see asjalik kommentaator, kes meil siin oli, et pildi kvaliteedil pole ammu vahet, pilte saab teha ükskõik millega, kui sinna taha panna parem fotograaf. Ja just, et emotsioon, meeleolu, moment, need on need, mis määravad rohkem kui see 2 pikslit sinna tänna. Muidugi see, et video puhul on sama välja toodud, et Canoni puhul on bitrate ja koodekid natukene teistsugused. Sony omad on olnud natukene lahjemad. Ja kuna isegi pole Canonit kasutanud, arvab, et ka neil on aastatega läinud paremaks.
ja mõlemad on korralikud töömasinad ja saavad hakkama. Siis RAM-i puhul veel, et video lihtne, materjal tundub siledam, sujuvam, selline nagu tänapäeva hübriidist ka tuleb. RAM võitis, jah? Uhuu! Aga jah, võite teeb välja. Aga ei, mina olen selles mõttes täiesti nõus, et kui mina oleksin hinnanud neid videoid ja fotosid, siis mina oleksin hinnanud ka pigem nagu võidu kindlasti Stenile, sest et Sten on väga hea selles ja selles ei ole nagu kahtluski. Ning minu arust Sten nagu tõestas väga kenasti ära selles, et see tööriist on lihtsalt tööriist. Et päeva lõpuks meistri käes ei ole vahet, mis firma haamer tal on. Sul on 2000 eurot, mis kaameras ostaksid? Sony. Tead, ma täna ütlen ausalt, et kui ma peaksin 2000 euro eest ostma kere ja klaasi pärast ei peaks muretsema, ma kardan, et ma võtaksin Sony A7 III. Nii, Canoni puhul, Canoni kaitseks siinkohal ma saan öelda seda, et kui sa oled ühe mehe töö ja sul on väga palju filmimist, mis on seotud inimestega, inimesed liiguvad edasi, siis Canoni autofookus on praegusel hetkel veel suhteliselt ületamatu. Ütleme nii, et tegelikult selle Sony puhul ainukene asi, millest ma puudust tunnen, ongi siis in-body stabilization. See on nagu reaalselt nagu ainus asi, millest ma puudust tunnen. Okei, fookus ka, see on košmaar lihtsalt. Kuule, aga mina võtaksin siinkohal selle asja kokku, ütleksin, et see oli siga IFT projekt ja ma olen väga... Mul on hea meel, et minu random laused suust kuulda võtsite siis nii-öelda. Mul on see idee veits aega olnud, sest Ameerikas on nagu päris populaarne see, et pannakse mingid fotograafid 2 või 3, et lähme võtame mingi inimese ja lähme pildistame samas lokatsioonis ja pead seda kasutama ja nii tegema. Ma reaalselt ütlen seda, et nii see video kui fotovõistluse asi, see oli nagu tore projekt, selle me tegime lihtsalt nagu sellepärast, et tore projekt on. See on praegu siuke mingi mitte eriti magus kaotaja räägib, on. Aga ma usun, et see nagu osakaal põhiliselt ei olnud seotud mitte mingit teed pidi kaameratega. Et kaamerad ju ei võistle. Lihtsalt käekiri ja tee, mis tahad ka natuke ka see auto, on. Ja auto väga palju sellest. Mul oleks väga keeruliseks läinud, kui ma oleks saanud Pacifica, et siin lihtsalt vedas viskega. Vedas viskega, jah. Ja võib-olla, samas ei tea, on. Et oleksid sa oma nagu käekirjaga läinud Pacificat tegema, mina oleks läinud RAM-i tegema, on. Et mina võib-olla lähen rohkem nagu sellesse nagu müügiteemasse, et rohkem toote tutvustust teha ja see oleks rohkem läinud nagu selle efekti peale, on. Mis on ju mõlemad väga ägedad. Jah. Ma korra mõtlesin selle peale, et mis juhtub, kui ma Pacifica saan ja siis ma mõtlesin, et ma olekski nii-öelda siis presenteerinud seda kui head autot mingi videoproduktsiooni tiimile ja siis ma oleks nagu kõik meid, siis meil oli nagu seda kola hästi palju, ma oleks saanud nagu story'da. Ma arvan, et ma oleks näinud seda, et see puha spekuleerimine, aga... Lõpetuseks siis meil on üks loos veel ära teha. Kui meeldis, pööl ülesse, kui meeldinud, siis vajuta 2 korda pööl alla ja muidugi subscribe'id, like'id, kõik niisugused asjad, et... Subscribe'i ja seda kellukest seal kõrval ja kommenteeri ja jaga teistega. Sest YouTube'i algoritmile see meeldib. Kas kellukest juba, jah? Lähme kellukest jooma siis, kui sina vajutad kellukest. Ja loomulikult igasugused videoideed ja asjad... Tuld. Jah, kui teil on mingi hea challenge, siis andke teaga. Kommentaaridesse, pange lihtsalt jõhkralt neid, lihtsalt kirjutage. Ja kellel on vaja videot, fotot, teenuseid, võtke ühendust. Me teeme, ausalt. Ja kui tema ei tee, siis me delegeerime selle sujuvalt. Me leiame kellegi, kes teeks. Ja sinna mu karjäär läks. Siin tuleb nüüd see transition, kus me lähme... Mida ma vajutama pean? Seal on üks nupp, kus on punane. Sul on samasugune nupp seal. Jaa, see. Jaa, see sama. Vajutan seda ja teen nii. Jah. Okei, cool. Ja mis need MSAP tähendavad? Mina söön ananassi peldikut.